omanik sellele maaomanikule tervituseks sõnu. Tervitusi kõigile, keda ma tunnen, keda ei tunne. Mul on meeldiv teid siin näha ja veel parem teiega õhtu otsa siin vestelda ja igasugust komejanti veel teha. Nii, tähendab, te olete saabunud kõik. Mina olen kõigepealt ise hakanud eile sellest kõige sugupuu viimasest alumistest oksadest ja minu abikaasa siis on nagu teile kõige rohkem sugulane. Nii, olete saabunud Järvela tallu, Vastemõisa küla Viljandimaal. Nii, ja meie siin siis vaikselt kaskeldame, teeme ilusamat ja paremat ja natukene võtab kokutama. Väga tore. Ega mul ei olegi rohkemat rääkida. Orgkomitee nagunii võtab kohe juhtimise üle ja telkimisplats oli sealpool, tualett on toas, naised saavad, mehed vaatavad ise, kuidas hakkama saavad siin iga poolde. Ilupuud, Andrus, ilupuudest hoidke kaugemal. Ja ilupuud tuleb ilusti ära kasta. Ja kui on mingid probleeme, värke, pöörduge minu poole, lahendame need asjad ära. Ja edasi annan sõna proua Mallele. Tema nüüd on see sugupuu üks organisaatoritest, kes tahab teile ilusat ja palju rääkida. Kallid Maria ja Jaak Hanschmidti järeltulijad. Tere tulemast teile veel kord siin kaunis Järvela talus, Heli kodukohas ja Heli peres. Meie esimene ja kahjuks ka viimane kokkutulek toimus 1971. aastal juunikuul Pärnumaal Veiu jõe ääres Kallasmaa talus. Ja eks sellepärast minule praegu antigi sõna, kuna ma olen selle liini kõige vanem elus olev esindaja. Nii, vahepeal on möödunud päris palju aastaid, 32 aastat ja palju on ju muutunud. Tol ajal, 71. aastal, oli meid koos 28 pildi pealt, lugesin kokku. Kuid käesolevaks ajaks on sellest vanemast põlvkonnast juba kõik meie hulgast lahkunud, on lahkunud ka järgnevatest põlvkondadest. Ma palun, meenutagem hetkeks neid meie hulgast lahkunuid omakseid ja kalleid. Aeg ja elu on edasi läinud ja selle 32 aasta jooksul on tulnud juurde juba pea 2 uut põlvkonda. Nüüd olemasolevate kirjade järele on praegu Maria ja Jaagu laste Johannese, Liisi ja Jakobi järeltulijaid elus 74. Ja täna on meid koos siis siin 57, nii et mõelge, kui kena arv see on ikkagi, et te kõik olete tulnud nii vanad kui noored. Ja ma arvan, et see on väga kena, et sugulased siiski kord ka kokku saavad niisugusel ühisel koosviibimisel, sest elu on ju näidanud, et enam-vähem viimastel aegadel on ju kohtumised olnud ainult matustel ja ka vanemad inimesed omavahel. Ja eks see sugulaste kokkutuleku mõte ju oligi see, et kohtuda nii noorte kui vanadega, et sugulased omavahel saaks tuttavaks, sest paljud ju ei tunne, eriti noored üksteist ja ka mina ei tunne noori enam. Nii et hädasti oleks vaja, et järjepidevus ju säiliks ja et meie suhted ka edasi muutuksid palju soemaks, kui see nii on olnud. No ma loodan, et siin
suguvõsa kokkutuleku päevadel. Me peaks mõtlema ka niisugustele asjadele, mismoodi, kuidas, kui tihti kokkutulekuid teha, kas seada ka kokkutuleku kohta siis see kroonika, sest eks järeltulevatel põlvedel oleks ju ka midagi vaja talletada ja kui nemad oma juuri hakkavad ükskord uurima, et neist jääks ka neile midagi järele. No ma loodan, et see kokkutulek kujuneb meil väga ilusaks, sest tõesti nende vihmaste ja märgade ilmade kõrval on täna üks ilus särav päev. Te kõik olete tulnud kõige paremate soovidega siia ja soovingi rõõmsat meelt, sõbralikku suhtlemist, aktiivset osavõttu kõigist üritustest ja põhiline reegel, kõik sugulased hakkavad rääkima omavahel sina, sest ei saa ju olla loogiline, et me nüüd kõik nii võõraks jääme omavahel. Nii et veel kord mõnusat olemist teile kõigile. Nii, lipu eestavad siit kõige vanemad elavad inimesed. Aga kes on nüüd Kõik tõmmata korraga. Palju raha kui ma ära võtan, tuleb kohe tuleb sumkale jälgu. Mulle võta laula ülesse. 10 on ju. Lipu eestamine. Kaunistagem Eesti pojad arme koduvärviga, mille alla Eesti pojad ühiselt võiks koonduda. Ühine meil olgu töö ühes venna armuga. Eesti elasa. Sinine ja minu taevas, kallis Eesti kodumaa. Oled kord sa öödas vaevas, sinna üles vaatad sa. Must on sinu mullapinnad, mida iisavitud. Must on kuu, mis Eesti rindab, juba vanast varjanud. Sinine ja must ja valge, kaunistagu Eestimaad. Täieks pead, meelest venna armus, Eesti pojad kõlagu, tõusku taeva poole kõrgus, Eesti elasa. Kogu selle rahva poolt siis mulle tehti veel üks ülesanne ootamatult. Siin on kaunisti kujundatud meie suguvõsa, mille kohta on nüüd praegu andmed meil olemas. Ja me tahaksime avaldada tänu Helile, Heli perele. Nad on näinud nii palju vaeva siin oma kodus, et meid vastu võtta ja võõrustada. Ja tahaks, et jääks sellest kokkutulekust üks mälestus teie perele. Ole tänatud.